tere, mina olen Rimi toitumisnõustaja Katri ja tänases retseptivideos tahan teiega jagada ühte imemaitsvat vegan seenetofu kimchi suppi. Alustuseks olen ma valmis hakkinud kõik koostisosad, mis meil suppi sisse läheb. Tofu, mille meil kuubikuteks, siin on erinevad seened, on kuivatatud puravike, on shiitake seeni, on pruunid šampinjonid ja valged šampinjonid. Mida rohkem erinevaid seeni, seda rikkalikum maitse tuleb. Meil on kimchi, sojakaste, sibul, küüslauk, ingver, kokos, suhkur ja hakkame ka pihta. Paneme panni sooja, lisame pannile 2 supilusikatäit õli. Mina kasutan oliiviõli, sina võid kasutada ükskõik, mis õli sul kodus olemas on. Nüüd, kui pann on kuum, lisame sinna sibula, ingveri ja küüslaugu ja praeme seda 5 minutit segades. Niikaua, kuni sibul, ingver ja küüslauk pannil praevad, paneme valmis suure poti veega, kuhu me hakkame kõiki oma supikomponente lisama. Miks ingver on kasulik? Ingveri sisaldab sellist aktiivainet nagu ingverool, mis on väga tugeva põletikuvastase toimega ja mõjub tegelikult meie kehas ka nagu valuvaigisti. Kui sul on mingisugust häda peavalu või kõhuvalu, siis kutsun sind üles ingveri juure tõmmist proovima. Vesi on juba peaaegu keema läinud. Sibul, küüslauk ja ingver on nüüd valmis saanud. Ma lisan need potti. Lisame supile 5 supilusikatäit soja. Järgmiseks komponendiks lisame suppi sisse kimchi, mis on selline aasiapärane vastand meie enda värskele hapukapsale näiteks. Küll aga kimchis kasutatakse rohkem erinevaid köögivilju. On seal valget redist, on seal Hiina kapsast, osad lisavad porgandit ja loomulikult on seal palju chillit. Igas tasakaalustatud toidukorras peab olema esindatud ka valk. Selle vegan supi puhul kasutame täna me tofut, mis valmistatakse sojaubade massist. Järgmiseks lisame kokossuhkru, 1,5 teelusikatäit soola, tšillihelbeid. Kui sa väga teravat ei armasta, siis võid selle välja jätta või natuke vähem panna. Ja kõik need imelised erinevad seened. Seened on huvitavad sellepärast, et seened ei ole ei taimed ega loomad. Nad on täiesti omaette fenomen. Kõigepealt laseme supi keema ja siis laseme tal kaane all podiseda 1-40 minutit. See supp on just neile, kes soovivad uuel aastal tegeleda kaalulangetamisega või anda oma ainevahetusele rohkem puhkust. Tänu sellele, et siin supis on tofut ja seeni, on esindatud kõik aminohapped ja see on ideaalne taimse valgu allikas. Kas sina oled juba pak choi proovinud? Tegemist on rohelise lehtköögiviljaga, mis kuulub kapsaliste hulka. Soovitan kõikidel inimestel süüa iga päev vähemalt 1 portsjon kapsalisi. On see siis värske peakapsas või Aasiast pärit pak choi. Riisiminutid lähevad siia keevasse vette täpselt 3 minutiks, sest rohkem nad kuuma ei vaja. Puljong on valmis, alustame supi serveerimisest. Võta väike kogus riisinuudleid, aseta need kaussi. Järgmiseks lisame supile pak choi. Ma olen siin lõiganud need ka väiksemateks tükkideks. 1 peotäis on täpselt paras portsjon ühele taldrikule ja nüüd tõstame puljongi. Lisame meie tofu seene kimchi supile veel rohelist sibulet ja peterselli. Soovi korral võid lisada ka supile idandeid. Igale supikausile lisa ka natuke laimi. Selle saab enne söömist mõnusalt peale pigistada ja siis on laimi aroomi terve tuba täis. Ja valmis ongi saanud meie seene tofu kimchi supp. Kõik tooraine leiad Rimi poodidest või Rimi e-poest. Loodan, et katsetad seda suppi ka kodus ja anna kindlasti teada, kuidas sul läks ja kuidas maitses. Mõnusat katsetamist!